Oleme tagasi Riisipere mõisas. Mõis, mis on olnud üks meie lemmikuid väga pikka aega, pakub meile üha jälle ja jälle asitõendid siit ja sealtpoolt hingede maailma. Esimene uurimine 2013. aasta märtsikuus oli üks meeldejäävamaid sündmusi meie filmiste jooksul. Selgelt kuulda mingi ulgumine, kui keegi üritaks midagi öelda. Mis see oli? Kuid me tundsime, et see polnud kõik. Oleme tagasi, et anda Riisipere mõisa kummitustele veel üks võimalus. Seekord on meil kaasas täiesti uus tehnika, uued kogemused ja julgem pealehakkimine. Sellest filmimisest sai üks meie keerukamaid projekte ning usume, et tulemused räägivad enda eest. Mis vahepeal tuli mingi karjumine. Aga ma mõtlen karjumist lihtsalt läbi vitmisele. Mida üldse siin toas praegu olla? Kas siin on keegi meiega? Teise maja üldse on kuulda. Ma lähen hästi lõmba siis. Sa kardad meid. Tee midagi. Tõe seda ma nägin oma silmalugast, et keegi valis sealt. Samast kõrvad, meie kõrvad, nagu see ei kardaks meid. Pajaga mine sul! Sul rollises teha. Tasa jälle. Tule nüüd siia, kui ma sul käin. Nägi või? See on fuck, kuuled jälle. Tee üks välja. Sosi, tee mingi hääl, kohe. Süda veksab. Sammud, koputused, ilmutused, hääled. Need ei ole Riisipere mõisas ainult sõnad, see on reaalsus. Nende seinte vahel asuv energia on tuntav ja tuntud. Öösiti muutub ilus härraste maja tundmatuseni. Maja minevik ärkab justkui ellu. Alates õelatest mõisadaamidest lõpetades noore Annelise traagilise surmaga on, mida mõisal meenutada. Kuni tänase päevani välja võib mõisas tunda südamevalu ja ängistust ning hinged ei karda seda juhuslikule seesiibjale näidata. Ligi 200-aastane hoone seisab hetkel maha jäetuna. Vaadates lähiminevikku näeme, et mõis oma hiilge aegadel oli üks kaunis ja suuremaaline hoone, millest alles on ainult kest. Jääb ainult meile eesmärgiks tuua välja kõik hinged, kes siiani selles mõisas pesitsevad. Uurimine toimus väga hea ilmaga maikuu öösel. Temperatuur oli külmapoolsem ning tuul oli minimaalne. Peale pisut lärmaka looduse oli filmimiseks tegemist peaaegu ideaalse õhtuga. Esmakordselt meie uurimiste jooksul kasutame võimalust saata hoonesse üksik meeskonnaliige. See võimaldab meil välistada hääle tekitajana teised meeskonnaliikmed ning kui mõned hinged pelgavad inimkontakti, siis ühe inimese juuresolekul võivad nad endast siiski märku anda. Nii, aeg on jõudnud siis nii kaugele, et on aeg uurima hakata. Esialgne plaan on, et ma lähen üksinda sisse. Olen kuskil pool tundi majas, üritan kontakti saada võimalike vaimudega. Ja vaatame, kuidas siis läheb. Ausalt öeldes on päris hirmus praegu olla juba ja enesetunne on päris ärev, nii et mul on endal kaasas siis Night Vision kaamera. Sees ma kavatsin ka ainult sellega ringi käia, et mul ei ole mingit muud valgusallikat. Mul on küll taskulamp igaks üks kaasas, aga ma üritan selle kasutamist vältida. Ja siis kaameraga näen, kuhu ma liigun ja siis mul on ka kaasas diktafon. Panen selle lindistama, ise samal ajal ka kõrvaklappidega kuuldes siis, kui midagi peaks toimuma. Diktafon töötab. Proovin ta kuidagi niimoodi tasku panna, et
mikrofoni väga segaks. Sees ma kindlasti võtan selle taskust välja, et ei oleks võimalik, et mina kuidagi mingit heli tekitan. Ja nii, olgu. Jõudu. Poole tunni pärast. Edu sulle. Varsti näeme. Oleme Riisipere mõises ja lähen hetkel üksinda sisse. Järsku ma saan kellegagi kontakti. Ülejäänud meeskond on majast ligi 100 meetri kaugusel autos ning nende hääli kosta ei ole. Näeks, kuhu ma lähen, kuna nagu võite näha, on siin täiesti pime. Nii, ja Night Vision töötab. Ma arvan, et mu esimene plaan on siis minna hetkel teisele korrusele ja suurtesse saalidesse. Kõigepealt siis üritan ka Annelisega kontakti saada ning hiljem ka kellegi muuga, siis ma täpsustan seda. Nii, olen siis teise korruse paremas poolses saalis suures. Nii. Täpsustan ka kellaaja. See on väga ere. Kell on 10:35 minutit. Umbes kella 11 peaksid teised majja tulema. 25 minutit olen siis mina üksinda siin. Väga palju on õuest hetkel veel kuulda lindude laulmist. See segab üsna palju. On siin keegi? Anneliise, kui sa oled siin, siis palun tee mingit häält. Tähele panna, et mainides kindlaid sündmusi ja isikuid annab miski endast kohe märku. Nii, see koridor, kuhu ma praegu näitan, on täiesti kottpime. Ma ei näe oma silmaga mitte midagi. Ma lähen puhtalt ainult kaamera Night Visioni abil. Ütlen ausalt, siin on väga hirmus praegu olla. Siiski ei ole hetkel veel juhtunud ja toimunud. Nii, näen hetkel siia ruumi. Kruus võib natukene segada, üritan kindla pinna saada ja fookuse ära suumida. Kui siin on keegi, siis palun tee häält. Mingi kolks käis. See tuli kuskilt sealt poolt. Oi. Ma tõesti ütlen, ma ei näe mitte midagi praegu oma silmaga. Nii, siin on väike valgusallikas. Näha ei ole õues veel täiesti pime. Viimane kord, kui me siin käisime, oli just see sama ruum, kust me saime mõningaid imelikke hääli. Adina, ma tean, mis juhtus su lapse Annelisega. See lugu on väga kurb. Eks sa tuleksid räägiksid sellest midagi mulle. Mis temaga juhtus? Mingi kolks. Kuskilt tuli kolks. Kostus vähemalt. Kas seda tegid sina? Kui jaa, siis palun tee seda uuesti. Jälle. Adina, tule suhtle minuga. Kas sa olid Annelise surma tõttu? Väga kurb.
see oli. Oli selline heli nagu keegi oleks, ma ei tea, mingi oksaga vastu klaaspudelit lõõmab või midagi. Hea küll, ma liigun edasi. Aga ma ei näe mitte midagi. Väga raske on küll niimoodi liigelda. Ära zoomiks. Ausalt öeldes, ma ei taha sinna küll praegu väga minna, aga kui me tahame mingeid vastuseid, siis seda tuleb teha. Pulss on hetkel päris kõrgel. Ma ei tea täpselt, kus see oksatus tuli, aga tundus kuskilt siit poolt. Nii, lähen siia koridori. See on nüüd see koridor, kust viib ka trepp alla, kus ma alguses ülesse tulin. Vaatame siin. Viimane kord, kui me siin käisime, oli see üpriski aktiivne koht. Vähemalt nii meile tundus. Pärast neid hetki tundus, et maja läks pisut vaiksemaks. Pinget oli küll õhus tunda, kuid midagi uut linti ei jäänud. Hea küll, ma olen teise korruse põhiosa hoonest läbi käinud. Aeg on tagasi alla minna ja proovida, ehk ma suudan seal. Ajalimidi tõttu pidi Ingvar kiirustama, et võtta läbi võimalikult palju tubasid, et teaksime, kuhu hiljem ülejäänud meeskonnaga tulla. Mõnikord on ühe asukoha energia väga etteaimamatu. Võime tabada lühikese ajaga palju asitõendeid, kuid siis kaotame kogu aktiivsuse. Või ootame väga pikka aega vaikuses, et miski meile vastaks, ainult et pärast mõnetunnist vaikust hakata saama väga ootamatut aktiivsust. Kunagi ei tohi kaotada valvsust ja tuleb proovida mitmeid erinevaid taktikaid, näiteks provotseerimine või kindlate teemade kohta küsimine. Allkorrusel suurt midagi ei toimunud, nii et jätkati uurimisega plaanipäraselt. Oli aeg hakata üksik uurimine kokku tõmmata ja alustada täismeeskonnaga uurimine. Oli ilmselge, et Anneliise surma kohta küsimuste küsimine tõi väga häid tulemusi. Kas olid Anneliise surma tõttu? Väga kurb. Kuna pärast igat selleteemalist küsimust oli midagi kuulda. Me julgeme väita, et tegemist ei ole kokkusattumusega, vaid hingega, kelle jaoks see sündmus on väga oluline. Küsimusi on rohkem kui vastuseid ning me tahame neid rohkem, et saada aru, et mis siin mõisas siiski toimub. Nüüd me siis oleme kõik neljakesi uurimas. Siin on Kaarel, kes on kaameramees, Night Vision kaameraga. Siis Marten, kes on diktofoniga kuulamas. Otse siis hääli paremini, kui pallikõrvaga kuulda on. Ja meie kaameramees, teine kaameramees Karl. Ja siis mina. Ja lähme siis nüüd hetkel teisele korrusele uurima. Hakkame, ma arvan, tubasid ükshaaval läbi võtma. No ma ei näe mitte midagi. Ma arvan, et me tulime praegu trepist üles teisele korrusele ja läheme äkki siia poole hetkel. Okei, see on aktiivne koht. Ja just see sama tuba siin ma küll olin just natuke tagasi ja läheks äkki sinna natuke veel lõpu poole, kus ma olen seal ma jälle käinud, kus on see nii-öelda kipsiga tuba, ma küll väga näe hetkel, aga midagi on näha, alla korrusel ei kuku. Juhul siis siin on selline huvitav koht, kus on seinad vast kipsist. Ja viimane kord, kui siin sai käidud, siis tundus see koht üks aktiivsemaid olema. Just Adina nime öeldes kippusid tulema mingid helid. Nii, aga kuna mis vaikuses natuke aega. Kui siin on keegi, siis palun tee mingit heli. Linnud on ja linnud laulavad. Kaugelt on kuulnud koera laukamist vist ka.
kuulsid midagi või? Keegi kõnnib all. Kõnnib. Tule siia. Jaa, ma kuulen oma kõrvaga. Tule siia meie juurde. Me tahame sinuga ainult suhelda. Ära karda meid. Ei, see on Muki vist. Jääb siuke mulje kuidagi. Sa tegid Muki või? Mida? Ai, ta ei liiguta jalgugi. Mingid kolksud käivad. See siin samas kõrvalpaasust. Jaa, see tundub täiesti lähedal. Mida asja? Jumala kahtlen ääne praegu nagu keegi saeks. Nagu reaalselt. Näe, tasa. Mis asi see on? Näe, kuulete? Peab mainima, et üldjuhul nii kiiresti paranormaalne aktiivsus pihta ei hakka. See, et hääled kostusid minutite jooksul pärast meie ametliku uurimise algust, on kõigile üllatus. Oota, kirjelda, mis hääl see oli? Tundus selline väga imelik heli, nagu oleks keegi kõndinud samas nagu, ma ei tea. Väga raske ausalt öelda öelda. No ütleme ausalt, kõndimine oli kohe kindlasti all. See oma kõrvaga oli juba kuulda seda väga hästi. Ja oli küll. Esimest kõnnimas kuulin ka, aga pärast ma ei ole nagu kolksud või mingid siuksed. Ja igastahes, kui keegi kuidagi siuke oleks majja tulnud, siis on see meie kaamerat näha all. Kui see kaamera on seal? Kui alles on. No olgem ausad, ma olen ainult alles 10 minutit. Kuratiga, mis siin kohe loota midagi polegi. Sel hetkel olime otsustanud kasutada live EVP sessiooni taktikat. Lindistatud heli mängitakse tagasi kohe, lootuses, et midagi on peale jäänud ning saame oma küsimusi selle kohaselt suunata. Kui siin on keegi, siis palun ütle enda nimi. Tule ütle see siia seadmesse, mis on minu käes. Kus põleb punane tuluke. Mis asi see oli? See oli väga hästi kuulda. Üritasime heli tagasi mängida, kuid koha peal oli seda raske kuulata. Seega jätkasime hetke pärast, et tabada veel mõnda häält. Mis te endast kuulsite siis? No nagu rääkimine. Tõesti, see oli nagu sosiste. See tuli sealt poolt. Aga kurat, ma ei tea, kas on liigub äkki väljas mingid inimesed. Tehke edasi, seda sama asja. Muki asi on. Ma liigutan praegu. Ütle seda palun uuesti. Ma ei kuulnud sind hästi. Kas te tõesti ei kuulnud seda praegu või? Minu nahka ei tee. Ei, nagu tõesti see oli praegu rääkimine. Ma ei niimoodi. Mulle jäi siuke mulje nagu see oleks väljast tulnud. Minu nahk tagi teeb ka natuke häält. Ei, nagu tõesti see oli praegu rääkimine. Ma
ja niimoodi. Mul oli siuke mulje nagu see oleks väljast tulnud. Lasime lindi uuesti tagasi. Oli selge, et midagi väga erilist oli peale saadud, kuid mis võis selliseid helisid tekitada? Jaa, tegelikult ka me ei liikunud ju tol hetkel, me seisime koha peal, me ootasime. Ingvari arust võib keegi olla mõisa ümber, kuid miks kuulsime helisid ainult siis, kui küsisime küsimusi ning mitte ühtegi korda pärast seda? Oli ilmselge, et keegi meie grupist neid hääli ei tekitanud, seega mis või kes üritas meie küsimustele vastata? See EVP sessioon oli lõppenud, oli aeg edasi liikuda, et saada rohkem asitõendeid. Enamus kuuldud selgitamatud hääli kõlas pisut kaugemalt, seega tuleb minna ja järgi uurida, kas häälel on mõni loogiline selgitus. Lähme nüüd alt ära võtma siis seda kaamerat, mis palli juures oli. See peaks hakkama lõpetama kohe lindistamist. Teie räägib on kaardipaneelile. Just lõpebki 1 minut on aeg. Pall liikunud ei ole. Esimene osa uurimisest oli tehtud ning välja otsiti uued akud, paigutati ringi seisvad kaamerad ja koguti ennast uurimise järgmiseks etapiks. Jätkeme uurimist ülemiselt korruselt, sest et seal tundub olevat suurem osa aktiivsusest. Uurimise põhiosa oli kätte jõudnud. Teise kohta asetati ka meie nii-öelda päästikobjekt, milleks seekord oli mängupall. Lootsime, et pall tekitab noores Anneliise kummituses huvi ning ta võib kas seda liigutada või sellega mängida. Suundusime suurde saali, kus tundusid eelnevalt hääled tulema. Lisaks sellele on tegemist kohaga, kuhu on kuulda ükskõik mis maanurgast kostuvad helid. Jõudsime kõigest tehnika välja võtta ning maha istuda, kui üks meie kaamera ootamatult tühjaks tõmmati. Mul tõmbas aku tühjaks järsku. Just näiteks 30 minutit on täiesti tühi. Kell on 12 minuti pärast 12. Just näiteks 30 minutit ja Sa mõtled kaamera või? Kuna mul on külma värinid. See oli vaid algus kummalistele sündmuste ahelale, mis selles toas juhtuma hakkab. On siin keegi meiega? Kui siin on keegi meiega, siis palun anna endast märku. Kas me tundsime ennem sinu kohalolu? Vilhelmine, kas sa oled siin? Kas sulle meeldib, mis seisus see mõis praegu on? Minu arust see väga ilus ei ole. Nii, me ei ole siis siiani väga erilist aktiivsust täheldanud. Oleme uurinud kuskil 1,5 tundi ja aeg on võtta kasutusele uus seade, siis, mis meil on. See on siis, seda kutsutakse Spirit Boxiks. See seade ongi puhtalt mõeldud selleks, et uurida paranormaalseid nähtusi. Töötab ta siis niimoodi, et ta tööle pannes, ta otsib läbi kõik erinevad sagedused. Kui keegi mingi paranormaalne asi üritab ükskõik mis sagedusel meiega ühendust võtta, siis me peaks seda läbi selle seadme kuulma. Ja see ei tohiks olla selline segane heli, kui midagi ütleb, siis see heli peaks olema üpriski selge. Siin küljes on ka kõlar, et me kuuleme seda võimalikult valjusti ja see teeb ka üsna suurt müra, aga eks vaatame, mis see teeb siis. Meie teada oleme me esimene uurijate grupp, kes antud sädeldist avalikult seda tüüpi uurimisel kasutab. Kui siin on keegi, siis palun hääl. Kuulsid vastus? Jaa. Jaa. Mis on? Oli see, mis on? Kas sa oled Anna-Elisabethi isa? Kes sa oled?
ma ei saanud aru. Täpselt sama ajal kogu aeg. Vasta. Mis asja? Spiritbox on viinud uurimise ootamatut rada. Kes oli see hing, kes üritas meiega kontakti saada? Sellist aktiivsust ei oodanud keegi. Jääb ainult üle uurimisega jätkata, et saada rohkem asitõendeid. Mida? Mitu hinge on siin ruumis? Mitu hinge siin ruumis on? Väga haige. Kuulsid? Kuulsid? What the f... Kuule, see... Mis asja nagu? Kas ei võinud olla nagu, mis sagedust, et ta võitis nagu, kas ei või mingi raadio või mis iganes olla? Autos ei toimunud enam midagi ju. Autos. Ja me proovisime seda enam autos ja siis ei tulnud mitte mingit heli nagu. Oli praegu vähemalt 2 või 3 sükust vastust, mis läks üle mitme selle sagedust, tähendab, et see ei saa olla mingisugune raadio, sest kui raadio oleks olnud, oleks korras. ei no selles suhtes, kui mingi väike, mingi kuradi... Aga see on nagu mingi mehe hääl oli. Mehe hääl. Mehe hääl. Ja kogu aeg, kui keegi vastas, oli täpselt samasugune mehe hääl. Ja siis vahepeal tuli mingi karjumine. Ma kuulsin ka karjumist lihtsalt läbi mitme selle sagedust. Jaa, täpselt, nagu oleks mingi mitu tükki. Tükk aega oleks mingi karjunud, jah. Vot see tõmbas küll praegu külmavärinad peale. Tõmbas küll, jah. Päris hirmus. Te ei pannud tähele, et ruumis läks palju külmemaks. Kus juures jah ülikülm on nagu, ma hakkasin igasugu muid helisid ka kuulama, nagu sealt oleks midagi tulnud vahepeal lihtsalt. Ma enesin. Uuesti tööle või? Jah. Ai, küll. Mis su nimi on? Mitu hukkunud hinge on siin ruumis? Kas Anna Elisabeth on ka siin? See oli? Jaa. Aga see jaa. Mis asja? Naise hääl, jaa. Kes on see naine? Öelge selle naise nimi. Kas sa saaksid palun korrata, mis on sinu enda nimi?
Mis oli just juhtunud? Siiani suhteliselt vaikne asukoht on absoluutselt ellu ärganud. Hämmastaval kombel on Spiritboxist saanud vaimude suhtlemiskanal, mida nad ei karda kasutada. Meiega võtab ühendust meessoost isik, kes nagu küsiks meilt, mida me teeme. Kas tegemist võis olla mõne mõisahärraga? Ja kõige tipuks, kas tõesti mainiti surnud mõisapreili Anna Elisabethi nime? Kas Anne-Liise on tõesti ikka veel selles mõises? Sõiduluk peale praegu. Ma kuulsin, et mingi Marianne või midagi. Miks te siit ära ei lähe? Miks te jätkuvalt siin olete? Mis seda metsat räägime, ma saan? ma ei saa otsi kooli, see toas olla. Ma väga ebameeldiv tunnen praegu. On küll jah, väga nagu raske on. Kas te olete meie juures praegu? Siin samas ruumis? See on väga imelik olla. Väga, ma ei taha üldse kohe selle mõttes. Ma olen korraks kinni. ma ei taha üldse siin toas praegu olla. Või nõrk olla. Jumala nõme on olla selle. Paranormaalne aktiivsus on hakanud mind mõjutama ja mitte heas mõttes. Siiski otsustasime jätkata. See praegu välistab ühegi raadio või välise mõjuteguri sellepärast, et Eestis ei kasutata ühegi raadio edastamiseks AM sagedusi. Kuulsid või? Pange tähele, kuidas kummitus vastas just küsitud küsimusele. Kuulsid või? Kas sa kuuled mind? No kohe haku tiheks. Jõõbik. Kaamera aku sai küll tühjaks, kuid jätkame kaadriga, et esitleda teile ühte hirmutavamat häält tollel õhtul. Astudes ma tunnen ennast poole paremini ka nüüd. Kas siin toas on keegi koos meiega? See midagi siia riisi peale kõlab, aga ebatõenäoline. Kellel see mõis kuulub? Mis asi? Seda oli palle kõrvaga kuulda. Algormet on kasin. See tuli sealt. See tuli sealt, jah. Sa kuulsid seda või? Sealt, kas tahad? Kas saad seda häält uuesti teha? Ma tahan linti saada seda. See oli juba mitmes kord, kui kuuleme sama tooniga lapse häält. Arvame, et hääl võib kuuluda Anne-Liise kummitusele. Eriti kummaline on aga sündmuste järjekord, kus Kaarel mainib, et tunneb ennast paremini. Ma tunnen ennast poole paremini ka. Mis tähendab, et see hing, kes meie enesetunnet eelnevalt mõjutas, on lahkunud. Kuid vastus küsimusele, kas siin keegi meiega on,
saame hoopis kaugemalt kõlavana, saame järeldada, et Anneliise kummitus on meie lähedusest küll lahkunud, kuid siiski tahab endast teada anda. Kummalisel kombel said peale meie 2 kaamera aku tühjaks ka diktofoni oma. Seega pidime uurimise ajutiselt lõpetama, lahkusime mõisast, et tuua uued akud ning alustasime umbes 30 minuti pärast. Uuesti alustasime mõisa teiselt korruselt paremapoolses tiivas suures saalis. Aga diktofon on ainult üks või? Diktofoni ikka. Okei, seekord meil on väike valgusallikas, paneme asjad tööle. Ja tundub, et Spiritbox tõi häid tulemusi, siis proovime uuesti seda. Vahepeal käisime autos, väiksel pausil. Kasutame seda siis kohe või? Jah. Okei, panen AM-i peale. Jah. Ennem kuulsime täiesti selgelt. Me oletame, et see on Anneliise hääl ja ta niimoodi hästi heleda häälega ütles jaa. Ja see jäi väga selgelt nagu diktofoni lindile ja kuna meil, kas meil oli tehtud kaamerat? Kaamerat küll tol hetkel meil ei olnud, et meie otseseid nagu reaktsioone filminud seda. Aga jah, väga selge heli. Kuulsime seda ka oma kõrval. Nii, ja nüüd siis proovime uuesti Spiritboxi. Ma küsin midagi, et tõestada, et kui me küsime õigesti vasta. Spiritbox pandi küll uuesti tööle, kuid otsustasime katsetada seda, et mis saab, kui me küsimusi üldse ei küsigi, et ümber lükata igasugu segavad faktorid, mida me võisime paranormaalsuse pähe arvata. Kui nüüd hääli ei kostu, võib arvata, et eelnevalt kõlanud hääled tõesti vastasidki meie küsimustele. Meie teooria pidas paika ning ühtegi häält läbi Spiritboxi ei kuulnud ning mingit aktiivsust ei täheldanud. Jätkasime plaanipäraselt küsimuste küsimist lootuses, et miski meile siiski vastab. Meil on seade, läbi mille saate meiega suhelda. Kas kui keegi tahab meiega suhelda? Palun rääkige sellesse seadmesse. Mis on su nimi? Ütle jaa, kui sa oled eestlane. Ütle ei, kui sa ei ole eestlane. Kas siin toas on kedagi peale meie? Täiesti vaikus. Liigume. Jah, see võib käia ja samal ajal, kui me liigume. Jaa. Öelge jaa, kui me jõuame teie lemmikruumi. Uurimise algusest on möödas ligi 20 minutit ilma ühegi hääleta. Kõik, mis toimus majas enne, on järsult kadunud ning me ei saa aru, kuidas. Suunduti tagasi keskmise suurde saali, kust enne saadi häid tulemusi, et ehk on Riisiperes oluline see tuba, kus parasjagu uurimist läbi viiakse. Täiesti vaikus. No lähme proovime. Jah.
Mitte midagi on. Enne tuli või? Kes sa oled? Andke endast kuidagigi märku, et me teaks, et te siin olete. Mitte midagi. Enne on ikka kõik õige, kui see tuli. See on uskumatu jah. Enne on kõik, mis läks on tuli. Siuke värk, et vaata kaua me praegu tegime AM-iga. Käisime läbi, esiteks me olime seal toas ja kõndisime, tegime ringi peale ja tulime siia ka veel. Terve selle aja käis AM ja mitte ühtegi vastust. Nüüd lõpus panime FM, mitte midagi. No ma räägin, see annab seda rohkem nagu juurde sellele, et Mis enne oli? mis enne oli tõesti. Tähelepanek oli hea. Alates sellest hetkest, kui tulime tagasi oma pausilt, on maja olnud täiesti vaikne. Kuigi oleme oma küsimustega jätkanud ning käitunud tavapäraselt, on millegipärast kogu aktiivsus kadunud. See tõestab seda, et kõik need hääled, mis eelnevalt kuulda olid tõesti vastused meie küsimustele ja käitumisele. Me et see on Anneli ise hääl. Et ise läheme siis praegu allkorrusele? Jah. Okay. Ma siis jätan selle kaamera valguses ja lindistama, et kui midagi peaks juhtuma selle. Ma läbi siis allkorrusele, pole seal tänase teinud. Just teame jälle seda üldse. No nii, nüüd siis läheme alla korrusele uurima. Kuna me ei ole veel all väga olnudki, põhiliselt ainult teisel korrusel. Vaatame äkki saame siit ka midagi. Teine korrus tagasi tulles teist korda siia ei olnud mingit tulemast. Me proovisime päris kaua, aga ei mitte midagi. Täielik vaikus. Ja lähme siia alla koridori siis praegu. Valime mingi ruumi ja proovime seal kontakteerida. Lähme siis samme. Siia. Siia. Järsku on siin keegi, kes tahab meiega rääkida. Võtmetega kõlinat veel. Mida? Võtmetega kõlinat või kõlinat. Kuulsin mingit heli kõrgus. Öö hakkas lõpule jõudma. Alustasime küll allkorruse uurimisega, kuid ei läinud palju aega mööda, et meie akud tühjaks saaksid ning olime paratamatult sunnitud lõpetama oma uurimise Riisipere mõises. Tegemist oli ühe tõeliselt erilise õhtuga. Sellist asitõendite rohkust ei osanud keegi enne uurimist ette näha. Kogu õhtu oli alanud sellega, kuidas esimest korda meie uurimiste jooksul käis majas üksik uurija. Kõigepealt siis üritan ka Annelisega kontakti saada. Ingvar tegi head tööd ärgitades maja vaime. Jätkati uurimisega maja tagaosas asuvas kipsiga toas, kust oli kuulda samme ning imelikke rääkimisi ja hääli. Jumala kahtlen hääle praegu nagu keegi saaks. Tegelikult ka me ei liikunud tol hetkel, me seisime koha peal, me ootasime. Midagi oli majas toimuma hakanud. Koguti ennast hetkeks, et valmistada ennast ette selleks, mis juhtus suures keskmises saalis. Ma hakkasin igasugu muid helisid ka kuulama nagu seal. Spiritbox aitas meil saada enne nägematud asitõendeid. Kuulsime kokku 3 erinevat inimhäält, mehe hääl, naise hääl ja lapse hääl. Kõik vastasid justkui meie küsimustele. Kas Anna Elisabeth on nüüd? Oleme kindlad, et peale oli ka jäänud mõisas surnud Anna Elisabethi noor hääl. See miski, mis meiega ühendust võttis, oli aga tõmmanud meil tühjaks kõik akud, nii et tehti paus, pärast mida oli majas haudvaikus ning uurimine tuli lõpetada. Kõik need sündmused on kui üks peatükk selle maja jätkuvas ajaloos. Julgeme väita, et Riisipere on tõesti üks Eesti kummitavamaid asukohti, sest et meie asitõendid ei valeta.
oleme oma mitme külastusega näinud ja kuulnud piisavalt asju, et meie silmis enam selles kahtlust ei ole. Oma lihtsuses loodame aga, et andsime Riisipere kummitustele piisavalt suure võimaluse kirjutada mõisa ajalooraamatusse juba järgmine peatükk. Samal ajal, kui terve ülejäänud maailm sellest hoonest välja ei tee, arvame, et mõisa lugu on väärt mälestamist ning loodame, et ka selle osaga jääb tükk selle maja ajaloost alatiseks inimeste südamesse, et juba lähiajal maja uuesti leitaks ja ta korda tehaks. Meie siinkohal aga lõpetame. uurimine on siis lõppenud.